tere, head kuulajad, kätte nüüd 2. veebruar ja siin on Geeniuse digisaade, kus me täna räägime tehnoloogia uudistest ja kommentaaridest ja sel nädalal on meil teemaks muidugi see, kuidas suur telekom võttis ära interneti ja jäi sellest ilma. Kuidas see kõik juhtus, räägime sellest, mida teha, kui suur tehnoloogiagigant justkui petab ja teab, et ta petab, aga samal ajal ütleb, et see ei ole pettus. Räägime sellest, kas Smart ID võiks muutuda turvalisemaks või ei muutuks turvalisemaks ja ei saa üle ega ümber ka sellest, kuidas AI aitab meil igapäevaseid eluasju korraldada. Selline saade, kindlasti tuleme ka teie kuulaja kirjade juurde ja räägime muudest uudistest. No nii, hakkame siis saatega alguses pihta ja esimeseks uudiseks meenutame ühte väikest teadet, kes vähegi on viimasel ajal sattunud raadio juurde, on kindlasti kuulnud seda, mida lubab meile Elisa. Kui internet töötab, ei märka seda keegi. Kui internet ei tööta, märkavad seda kõik. Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele, mis arvestab sinu äriga. Jah, just Elisas. Mis siis Elisa ette võttis teil? Mina, kes ma olen Eestist ära olnud nädal aega, ma ei saagi aru ja te olete näost üsna samasugused, aga tegelikult te nautisite seda ühte katkestust. Katkestus kui selline oli päris suur ja massiivne, aga ta juhtus ajal, mis enamik inimeste jaoks tähendas siiski ööd. Ehk et kella 2 paiku, mis kahjuks minu jaoks üldse ööd ei tähendanud, et mina olen üks nendest inimestest, kes öösel teeb asju, kadus ära internet. Ja loomulikult, kui internet kaob ära, siis nagu esimene mõte on tavaliselt igal inimesel, et midagi on tema kodus pahasti. Kindlasti on mul kaabel näiteks läinud katki, sest mul on ühes toas linnud, kes mõnikord armastasid kaablit süüa. Nokid on kaabli katki kaasa. Ja mul tuli esimene mõte, et kurat, linnud on jälle käinud paha peal ja kindlasti mu kaabli ära hävitanud. Ja siis ma läksin muidugi vandudes siis linde utsitama ja kaablit otsima öösel, linnud magasid sügava tund ja ma ei saanudki täpselt aru, kas kaabel on katki või ole, ta läheb läbi 2 seina, et see on nagu päris siuke paras ettevõtmine. Ja siis muidugi vaatasin, et wifi on ka ikkagi kadunud, et tõenäoliselt ei ole kaabli mure, aga tegi see mul personaalselt keerulisemaks selle, et paar päeva varem oli mul olnud täpselt selline täitsa anomaalne probleem, et kaabliga mul ei toiminud internet ja wifi toimis ja selle vastu aitaski ruuteri restart ja siis hakkas ka kaabliga internet toimima. Nii et ühesõnaga see pikk jutt tähendab seda, et esimesena ilmselt kõik inimesed, kes öösel juhtumisi siis arvutiekraani vaatasid, arvasid, et ilmselt on neil mingisugune probleem, mis juba tähendas, et nad müttasid seal kodus ringi, proovisid seda, teist, kolmandat, tegid resette ja nii edasi. Interneti katkestuse puhul ei ole kahjuks, ma ei tea, sellist lihtsalt lahendust nagu elektrikatkestuse puhul, et sa vaatad aknast välja, et kas mul on korgid väljas või kogu linnaosa on pime, on ju, et sa ei tea, kas on mina või... Ja lisaks on ju öö, et see ei ole ka päris see, et sa nüüd võib-olla helistad siis kõikidele oma sõpradele, tuttavatele, et küsida, kuule, et kas sul on internet. Aga siis üsna varsti selgus ikkagi, et vaadates ka telefoniekraani peale, kus oli ka siuke ristike tekkinud, ma lülitasin mobiilse interneti peale ja ka see ei töötanud, sest mina olen Elisa klient kõigi oma ettevõtmistega siis nii koduste kui teistega, et telefoninumbrid ja kaablid ja wifid ja kõik tegelikult jõuavad Elisa juurde välja ja mitte ükski neist ei töötanud ja ka mobiilne internet ei töötanud, et ainult see 2G side nagu siis tundus olevat elus ja ka Elisa enda leht oli nii palju maas, et rääkisid inimesed, kellel ei ole siis Elisat, et nad ei saanud ka ligi Elisa enda lehele. Aga loomulikult inimesed, kellel on Elisa andmeside, ei saa üldse kuidagi kusagile ligi, sest nad ei saagi kusagile ligi. Ja tegelikult see viis mind nagu laiemalt mõttele, et kui selline asi juhtub, siis tegelikult sul on nagu täiesti abitu tunne, et internet ei ole öösel vist kõige elutähtsam asi. Aga põhimõtteliselt nagu tabad ennast mõttelt, et aga kust ma üldse midagi teada saan, eks ma ei lähe öösel tänavale ka, ma ei saa kuskil helistada, ma proovisin helistada ka Elisa mis iganes info või ma ei tea, mis liin see on, see number, seal loomulikult öösel keegi ei vastanud. Ja siis vaatadki seina ja mõtled, et tuleb vist öö lõppenuks lugeda, sest et mitte midagi ei tööta. Tundub, et see, mida Elisa ise kommenteeris siis, et rikke näol oli tegemist tehnilise taristu probleemiga, mis ebaõnnestunud asjaolude kokkulangemisel käivitas probleemide ahela mitmete teenuste toimimises. Aga õnneks siis hommikuks oli enam jagu kõik korras ja rike oli suures plaanis lahendatud.
just, no siin nüüd jääb üle nüüd küsida, et kogu loomulikult ma ei taha sugugi nüüd maha nüüd teha siin ainuisikuliselt Elisat. Kahtlemata on rikkeid juhtunud ka teistel, tuletame meelde, et alles hiljuti oli ka Telial küll natuke vist väiksema. Kas Telial oli ka mingi auk? Oli mingi katkestus ka, et mina kahjuks või õnneks ei ole Telia klient. Telial oli ainult päeval ja mina ei saanud töötajast, mul oli pärast koosoleku ettevalmistus ja siis ja ka mina samamoodi nagu Glenn üritasin aru saada, et kas tegemist on minu enda süsteemidega kuskil siin midagi on Kotelmaal sisse tulnud või on Telia enda. Ma tegin ruuterile stardi ja tuli internet tagasi, aga ilmselt see oli kokkusattumus, kuna siis kui mu internet tagasi tuli, siis tööchatis teised inimesed ütlesid ka, et neil samal hetkel oli Telia maas, järelikult oli kokkusattumus, et minu ruuteride start mulle selle tagasi tõi. Aga iseenesest see oli lühikest aega, aga see oli keset päeva, eks ole. Küll aga jah, ma tahaks seda öelda, et tegelikult on see, et see, et meid sellised asjad nii palju häirivad, see näitab seda vastupidi, et mitte, et meie operaatorid on kehvad ja nad ei saa meie ühenduse hoidmisega hakkama, vaid vastupidi, et meie operaatorid sõltumata, kas on Telia või Elisa või STV või kes iganes, on nii head, et nad on pakkunud meile üsna pommi kindlad internetti ja kui see korraks maha läheb, siis me oleme nagu väga pettunud ja väga paanikas. Mujal maailmas on see tavaline, üle päeva käib net ära ja keegi ei kobiseks ole. Me oleme lihtsalt meie internet on küll üsna kallis võrreldes naaberriikidega, aga samas ta on ka piisavalt kvaliteet, me oleme seda kvaliteetiga ära harjunud. See on nagu see asi. Jah, muidugi ma täiesti nõustun, et kui me oleme harjunud, et mingisugune asi on kogu aeg olemas ja ta nüüd järsku ära kaob, see on see suur probleem. Aga mõttele või viis mind nagu sellise arutluskäiguni just see, et mida siis operaator sellises olukorras paremini võib-olla saaks teha. Ja võib-olla nagu üks selline oleks, ma ei tea, kas nad nüüd oleks seda öösel saanud teha, aga oleks olnud võimalik äkki saata sõnum näiteks, kuna ikkagi sõnumid selles 2G võrgus liikusid, et võiks ju siis klientidele, aga võib-olla kliente on tõesti mingi sadu tuhandeid ja sõnumite saatmine vist sellisel kujul äkki see tehniliselt ei toimiks, aga see oleks võib-olla nagu ainus kanal, mis... See võtab ka palju aega. Jah, aga see oleks tundunud nagu ainus kanal, mida saaks nagu teha, et probleem pigem ongi selles teadmatuses. Et probleem on nagu pigem selles, et kas on linnud söönud ära kaabli, kas mul on ruuter katki, kas mul on arve maksmata, kas on mingisugune allveelaev hoopis pommi pannud meie kaablitele, kas on alanud tuumasõda, kas on, need küsimused on kõik nagu õhus sellisel juhul. Ma olen nõus, ma praegu mõtlen ja kuulan teie juttu ja ma olen kõigega nõus ja mõtlen, mida nagu mina saaksin teha üksikisikuna sellises olukorras ja mul ei tule ühtegi head mõtet peale selle. Saaks mobiilse ruuteri. Jah, seda ka, aga ma võib-olla pigem ostaksin need AA patareidega selle FM raadio. Et kui ma kõik on läbi, miski ei tööta, mobiilside, internet, ma vähemalt tahan teada, et kas tuleb raadiosse Luikade järv või siis mingisugune üleriigiline teade, et nüüd on ikka päris jama või see on lihtsalt sidekatkestus. Et ma magan rahulikult, et okei, Telisel või Elial on mingi probleem, aga ma ei tea. Me toimime veel riigina. Siin ka võib-olla teine selline kergelt läbi huumoriprisma olev põhjus võib olla see, et ka Elisas muide praegu just linastus Ove Mustingu seriaal nimega Pimeduses, mis siis käsitleb seda teemat, kui elekter ära kaob, et võib-olla see on siis selle seriaali reklaamkampaania. Ütlen vahele seda, et mina, kes ma olen siin saates täna teiselt poolt ookeani, olen Ameerika poolt ja veetnud üle 48 tunni Tallase lennujaamas, kuna miski ei liikunud, lennud ei lennanud, inimesed nagu elasid kohvrite otsas. Kas see oli mingi lumetormi teema? Lumetorm ja kõige hullem lennuliikluse peatus pärast Covidit. Siis inimesel tuleb pähe 100 miljoni ideed, kuidas paremini selliseid lennutõrkeid nagu inimestele selgitada ja kuidas saaks paremini kommunikeerida. Aga side on nagu baas, see on nagu hapnik tänapäeval, et kui sul sidet ju ei ole, siis ei saa midagi teha teenusepakkuja. Ja selles mõttes on ka raske nagu valmistuda selleks. See näitab meil ühtepidi, kui haavatavad me oleme, teistpidi ma just enne saadet siin Glennile ütlesin, et ma siin tegin just nalja seda, et Hans peaks või me peaksime ostma mobiilsed ruuterid. Aga tegelikult, kui ma just enne ütlesin, kui pommikindlad ja head on olnud meie internetiühenduse pakkud ja teenused tegelikult, me oleme ära hellitatud, siis ma siin aeg-ajalt vaatan Inglise telekanaleid ja seal kohalik Briti suurim operaator EE teeb aeg-ajalt reklaami, kus ta ütleb, et aga meil on selline pakett, kus sa saad endale tavalise ruuteri ja saad ka juurde mobiilse ruuteri ja kui sul nüüd tavaline ruuter net ära läheb, siis mobiilne ruuter töötab edasi, ehk siis neil on juba sisse kodeeritud see, et meie ühendus ei ole hea. Jah, siin sellisel juhul muidugi nagu hetkel juhtus, siis oli kõik
operaatori võrgud maas, eks ole, sest viga oli seal süsteemis, ei olnud üldse vahet, kas see tuleb siis juhtmega, koduinternet, mobiilne internet. Tegelikult ei töötanud ükski internet, et siis nagu selles mõttes, et võib-olla on see, et kui sul on 2 erineva operaatori asjad, eks ole, et siis nagu Elisa peaks pakkuma siis ka ühte paketti, kus ta annab kaasa Telia ruuteri või Tele2 ja vastupidi, et siis sa saad näiteks terve komplekti. No mõnes mõttes see on ka nagu tema enda või samas nagu inimese enda vastutus, et kui sa ikka pead oma internetiühendust nii elukriitiliseks ja paar tundi ilma ei saa olla, siis võib-olla pead ise hankima seda teise seadme. Meie kuulajate seas on kindlasti ka väga edasi jõudnud juhtumid ja ma isegi tean ühte meie kuulajat, kes on mulle rääkinud seda, et temal on kodus siis nii-öelda duubeldatud ühendus, aga ta ei usalda seda, et kui sul Telia ära kaob, et siis on Elisa on teine ühendus, vaid tal on kodus duubelduseks Starlink. Et kui Eestis kaablid ei tööta, siis satelliit on ikkagi üleval ja sealt midagi tuleb läbi. Ja on inimesi, kellel lihtsalt see ja ma 5G... tegelikult tahtsin sinna nii jõuda, aga ma pigem ei lähe sinna. Ei, aga ma tean inimesi ja tegelikult see Starlink on muutumas päris reaalseks alternatiiviks ka Eestis, kus muidu on ühendus hea. Võib-olla jah, pikemalt enam ei jäägi siia kinni, aga lihtsalt oligi 2 küsimust. Pigem üks on jah see, et kui sul on tõesti vaja internet ja sa oled hädast, muidugi on paha, kui nüüd internet ära kaob ja ma ei saa oma asju edasi teha, aga loomulikult maailm otseselt ju ei jäänud seisma. Aga teine küsimus pigem ongi just see, nagu see teadmatuse faktor, et sa hakkad nagu möllama mingisuguste asjadega, mis ei ole võib-olla üldse nagu relevantsed. Et see isegi võib-olla hetkel ajas mind palju rohkem marru kui see, et mul kadus just nagu internet ära. Et pigem nagu just see, et ma pidin oma kaableid kontrollima ja hakkama resettima ja et kui oleks kohe kuskil olnud suur silt, et võta rahulikult, mine magama, hommikuks on internet tagasi, ma oleks võinud hambad ära pesnud ja kõik oleks korras olnud. Et pigem nagu just see teadmatuse faktor, et inimene hakkab nagu ette kujutama ja paanitsema ja rabelema ja proovima ja testima ja möllama ja kõik see ring hakkab korduma ja korduma. Aga siin ongi küsimus, et kas üldse sellest kuidagi saaks operaator teavitada, et kui mul oleks ka see vändaga raadio, no siis heal juhul ma oleks võib-olla kuulnud sealt seda Elisa reklaami. Nii et see on nagu mõttekoht jah, et kas sellisel juhul, kui sideoperaatoril kaob ära side, kas operaator saaks kuidagi teavitada, võt see küsimus tuleks lahendada. Väga hea, jätame selle õhku ja lähme aga järgmise teema juurde edasi. Ja tänapäeval me elame ju maailmas, kus ma ei tea, väga paljude asjade kohta tekib kahtlus, kas see on ehe või on see pettus. Kui keegi helistab, kui sa saad e-maili, kui sa saad sõnumi, kui sa näed mõnda teadet. Aga sina sattusid sellise dilemma otsa vaadates, kas see oli uudis Google'i uudisvoos või? See oli uudis Google'i voos nimega Feed, Google Feed, mis siis ikkagi sinu eelistuste järgi sulle asju näitab ja kuna kõik on Google'ile teada, millest me räägime, kaasa arvatud see, millest me räägime ka digisaates ja digisaates oleme me rääkinud ka prillidest, mis siis ise on nutikad ja seda, mis siis on fookus on vale sõna, aga muudavad seda oma seda klaasi pluss-miinus olukorda, millest siin isegi üks kuulaja küsis ja me oleme seda teemaks võtnud. Ja enne imet, Google Feed pakkus mulle selliseid prille. Alpinwear Smart Vision AI Powered Adaptive Glasses maksavad kõigest 80 €. Pakkumine aegub nüüd siin mõnede minutitega või mõnede 10 minutitega, oma kiiresti ei lähe neid ostma. Ja mul tekkis ka siiralt tunne, et äkki ma peaks nüüd neile kohe oma 80 € saatma. No aga see on muidugi, kas sa saatsid, sest et sa oled õige sihtgrupp, sa tead, et see toode on innovatiivne, uuenduslik, vajalik. Just. Ja no 80 € ei ole ju tea, mis palju selles mõõtkavas, kui ikkagi isegi sellised prillid, mis ei ole kuigi nutikad, maksavad teadupärast ka mõnevõrra rohkem, võin ma täiesti kindlalt väita. Aga ma tegin hoopis teisiti, mina võtsin selle reklaami ja küsisin oma sõbralt Geminilt, kuule Gemini, et mis sa arvad nendest prillidest, et kas ma peaksin 80 € kulutama nende prillide peale? Mille peale Gemini ütles mulle, et pigem mitte, sest siis sa oma 80 € enam tagasi ei saa. Ja tõi mulle välja kõik punktid ja ütles, et see on skämm. Ehk et ütles, et ta proovis vaadata mingid review'd, seal vaatas mingid linkid, vaatas selle lehe ülesehitust, vaatas lubadusi. Ja ta jõudis põhimõtteliselt järeldusele, et kui ma oma rahast lahti ei taha saada, siis kindlasti ma ei tasu neid prille sealt lehe pealt osta. Ja siis selle peale ma ütlesin, et see on küll väga huvitav, aga et äkki ma peaks siis teavitama Google'it, et neil on selline reklaam seal, mis nagu ei ole kuigi tõene, mille peale Gemini ütles, see on väga hea mõte ja koostas mulle siis väga konkreetse kirja, siis reportimaks seda reklaami, mille ma saatsin Google'ile. Google saatis mulle umbes
paari päevaga vastuse, et lugupeetud Glen, et meie ülevaatuse tulemused on sellised, et otsustasime seda reklaami mitte eemaldada. Leidsime, et see reklaam ei riku Google'i eeskirju ja kõik on sellega hästi, aga ma võin loomulikult vaidlustada ka selle nende tulemuse esitades 6 kuu jooksul uue teate. Noh, ega ma ei kulutanud palju aega, ütlesin Gemini'le, kuule, et näed, selline vastus tuli. Mille peale Gemini ütles, et see on ikkagi tüüpiline vastus selliselt suurelt firmalt nagu Google. ja koostaski uue vaide ja ma saatsin ka selle uue vaide siis teele. Ja sedapuhku siis tuli mulle hoopis selline vastus, et nüüd on tegemist lõpliku otsusega. Ja lõplik otsus on see, et siiski me ei eemalda seda reklaami. et see reklaam ei ole vastuolus ühegi Google'i reegliga ja noh, juhtum kinni, case closed nagu öeldakse. Mis on selle asja iroonia ehk et Google Gemini, kes on teadupärast ka Google, ütles väga selgelt, et tegemist on skämmiga, aga siis lugupidamisega Google'i usaldusväärsuse ja ohutuse tiim, kes on alla kirjutanud minu nendele vastustele, otsustas, et tegemist on siis igati legitiimse reklaamiga. No mul on nagu jääb siit õhku ikkagi või selline, mul jääb kripeldama, et mis on tõde. Ja mul tundub, et ainuke viis seda teada saada on maksta 80 €. Sellepärast, et siin on nüüd selline 2 leeri, selline mitte isegi ütleme siis heausklik tarbija, aga natuke kahtlev nagu sina ja tegelikult ma ütleks, et väga, sinu see kahtlus on väga inimlik või see ei ole ju midagi verilist, on väga huvitavad prillid, aga liiga head tõsi olla. Ja see, et sa küsid Geminilt abi, et aru saada, kas minuga praegu toimub pettus või mitte, on nagu tegelikult hea praktika. Tahaks seda nagu julgustada, et inimesed teeks seda, et kui sulle tuleb mingi kahtlane kiri, siis ja sul ei ole head nõuandjat, kellest küsida, siis küsi kasvõi sellelt targalt LLM-ilt. Aga antud juhul jääb õhku, et kus see tõde on? Kas on tõde selles kahtlevas tarbijas nimega Glen ja tema sõbras Gemini või selles Google'i reklaamikontoris? No eriti nagu totter, koomiline või irooniline kõik need sõnad kokku on ju see, et see kõik on üks Google. Gemini on ka Google. Et feed'i teeb mulle ka Google, et tegelikult nagu püramiidi alus, põhi või tipp on ju nagu üks. Aga mida ütles siis Gemini ka selle vastuse kohta, et miks siis nii on ja ütles tõepoolest, et see ongi irooniline, et samal ajal kui Google üritab jätta muljet turvalisest ökosüsteemist, on nende enda algoritmid need, mis petturitele vabalt nagu tee sillutavad. Ja toob ka väga hästi välja 3 punkti, ütleb, et punktid on nii küüniline, kui see ka pole, siis tegelikult Google teenib nende reklaamide pealt raha. Ja seniks, kuni kasutajate nagu massiline protest ei muutu siukseks PR-riskiks või ei sekku lausa mingid ametiasutused, puudub nagu motivatsioon sellises hallis alas tegutsevaid maksvaid kliente blokeerida. Sest et ma lähen sinna peale, maksan Google'ile raha ja selle rahaga ta arendab, eks ole. Ja teiseks on Google'il väga keeruline võib-olla, või nende, kes iganes seal võib-olla kusagil päris inimesed on, kui seal üldse oli päris inimene, võib-olla oli see kõik siis mingisugune Gemini light, kes ei teadnud asjadest midagi. Et neil on keeruline vahet teha nagu halva kvaliteediga tootel ja pettusel. Ja kui seal pood kas või saadab lõpuks mulle siis mingid 1 eurosed demoprillid, mis küll väga AI-d ei sisalda, siis nagu juriidiliselt on see juba tarbija vaidluse teema, et see ei ole enam Google'i teema otseselt. Loos on tegelikult ju positiivne selline tulemus ka, et Gemini arutelu ei ole, kuidas siis öelda, Gemini arutlusvõime on piisavalt sõltumatu. Võib-olla ta eksis, kui ta sulle nõu andis, aga võib-olla tal oli õigus, aga ta ei ole nagu programmeeritud Google'i reklaamikontori poolt, mul on mulje. Kindlasti mitte. Jah, on ju, ja see on positiivne, et tal ei ole seda sisse pandud siis, kuidas öelda, sisse pandud programmeerimist, et kui küsimus on Google'i reklaami kohta, siis ma alati ütlen, et jah, usalda suurt G-tähte, usalda alati, et see on maailma, siit tuleb ainult tõde, puhast kulda, vaid ta kahtleb ja aitab ka sul kahelda ja esitada vaidekirju. Jah, aga teistpidi ja kolmandat pidi, miks siis üleüldse on seal koht millegi reportimiseks,
või see tegelikult ei toimi, et no see on nagu, miks te ehitate, kui te ei ehita, et no mulle meenub ka minu mõnevõrra tagasi ulatuvalt kogemus Meta ja WhatsAppiga ka, kus ma suhtlesin klienditoega, ma ei tea, kas see oli päris või mitte ja mis viis ka ju mitte kusagile. Ehk et noh, et ma olen nagu järjekordselt sellises kohas, kus ma tegelikult ei jõua mitte kusagile, et ma nüüd ei tea, kas seal olid inimesed, kas seal olid robotid ja kui need olid ükskõik kummad, siis inimesed ei kasutanud Gemini'd, võib-olla nad ei tohigi siis kasutada, võib-olla neil pole aegagi kasutada. Aga no ütleme, et kui iga tavaline inimene saab aru, et see on skämm ja Google ise sulle seda ette söödab ja veel teise käega tema enda tehisintellekt ütleb, et see ongi skämm. No see on kui mitte öelda koomiline, siis pigem nagu traagiline. Et niimoodi seda raha siis kogutakse, sest fakt on ju selles, et inimesed selle reklaami peale vajutavad ja ma arvan, paljud inimesed tõesti siis neid prille ka tellivad. Nii et ainus variant siin võtke siis, laske liiga head reklaamid läbi ka oma AI assistendi valvsa pilgu alt ja ennem seda, kui te raha maksate, siis ärge seda makske sinna või siis võtke see reklaam ära enda feedist, et see on nagu asi, mis on siis võimalik, et ära näita enam sellelt müüjalt. Aga see ei ole ka mingi lõplik, ei pruugi sulle lõplikku edu tuua. Nii et see ei ole küll nii traagiline lugu nagu võib-olla pettused siin pangas, aga see ikkagi näitab, et igal sammul üritatakse inimestelt raha ära võtta ja tegelikult suured ettevõtted, kellel oleks võimalik seda takistada põhjusel või teisel, ka seda ei tee, olgugi et nende enda AI võimekus on selleks rohkem kui olemas. Jaa, nii on. Ja küsin vahele, kas meil on ka Meelis veel olemas? Väga hea. Aga siis lähme järgmise teema juurde ja räägime korraks ka Smart ID-st jälle. Et mis meil iga nädal räägime, tundub vahepeal. Ja pettuste teemal ju jätkame. Nimelt Smart ID Plus. Meil on nüüd siis selles mõttes plaanid selged, et Riigi Infosüsteemi Amet on välja öelnud selle, et veebruarikuu lõpus nüüd lähevad riigi need autentimisteenused üle Smart ID uuele põlvkonnale, mis on Smart ID Plus, mis on siis RIA autentimine on põhimõtteliselt kuhu iganes riigi e-teenustesse sisse lähete ja ma ei tea, eesti.ee või näiteks eeldatavasti ka Maksuamet kasutab seda riigi tara või siis seda riigi autentimisteenust. Kes ei tea, mis on Smart ID Plus, on siis Smart ID uus põlvkond, mis peaks tegema raskemaks selle, et kui keegi teine algatab seda autentimisprotsessi ja sa ekslikult vajutad pinni. Sellepärast, et Smart ID Plusi puhul on siis 2 viisi, kuidas e-teenusse sisse logida. Kui sa oled arvutis, sisse logimisel sa ei sisesta mitte isikukoodi kuhugi, vaid sul on QR-kood, mida skanneerides siis telefonis kinnitad selle. Ja kui sa telefonis logid kuhugi sisse, siis põhimõtteliselt hüppab automaatselt lahti telefonisse paigaldatud Smart ID ja selle tulemusel peaks olema siis keerulisem panna inimest kinnitama mingit sisselogimisteenust, mida ta ise ei ole algatanud. Ma ütlen, peaks olema, sest meil on juba kriitikuid, kes selle Smart ID Plusis ka kahtlevad, aga mida te arvate sellest, et meil on nüüd siis vähemalt kõik riigiteenused lähevad sinna üle, kuigi erateenused jäävad ju vana süsteemi peale? Võib-olla on aeg nagu midagi muuta, kuigi ma olen veidi skeptiline selles suhtes, et kui palju parem see ikkagi on just selles mõttes, et enamus neist probleemidest on ikkagi meie enda kätes, ehk siis skämmerid on ülileidlikud ja meie oleme inimestena üsna sellised ärakasutatavad, eks ole, ja ma arvan, et see on isegi meie siin nii-öelda tehnikateadlik inimestena oleme ilmselt tegelikult üllatavalt ärakasutatavad aeg-ajad, rääkimata nii-öelda tavalistest inimestest, et see on hea samm õiges suunas, aga ma ei ole kindel, kui palju see tegelikult nagu probleemi laheneda aitab. No ma oleks küll siin optimistlikum. Ma ütleks, et see on ikka samm väga õiges suunas ja minust oleks sellise sammu võinud kohe alguses teha, sest praegu ikkagi enamik neist pettustest kasutab ära just nimelt seda, et
suvaline tüüp kusagil eemal saab algatada selle Smart ID sessiooni. Ehk et sealt algatatakse sessioon, logi sisse ja minul telefoni tuleb kill-kõll, kinnita see ja ma kinnitan selle ja ongi korras, sealt kusagil kaugel saab keegi sisse. Tegelikult see mõte, et ikkagi see sama arvuti või see sama asukoht nõuab algatamist ja kinnitamist on ju väga hea nagu tehniline piirang. Jah, olgem ausad, see läheb pisut tüütumaks. Enamus kasutus selliseid teekondi on ju seal turvalisuse ja mugavuse skaalal. Kui midagi on turvalisem, siis on ebamugavam. Nüüd sa pead siis võtma telefoni välja, skaneerima oma arvuti ekraani. Ja sa pead olema seal samas kohas. Muidugi on nüüd võimalus justkui jah, et seda teoreetiliselt seda QR koodi saab siis ka sulle kuidagi saata, eks ole, ja seal nikerdada. Aga see muutub ikkagi tunduvalt keerulisemaks. Nii et jah, sul on õigus, aga ma tahan kahte asja öelda. Esiteks, ma saan aru, et Eesti pangad ei ole midagi otsustanud. Ma saan aru, et võib-olla nad otsustavad, nad ütlevad, et nad teevad, aga nad alles kaaluvad, et kas nemad ka rakendavad Smart ID Plussi. See on nagu esimene küsimus. No see on üldse üks väga kummaline küsimus, et see eriti muudab selle küsimuse jälle tragikoomiliseks see, et kõik need miljonitesse ulatuvad netipettused lähevadki ludinal pankadest läbi, sest et pangad nagu tegelikult nagu ei teegi eriti midagi, et mingid 10 000 ja muud tuhanded liiguvad kontodelt kontodele suurel hulgal ja suurel kiirusel. Ja nüüd, kui ikkagi oleks võimalus teha natukenegi siia mingit kihti vahele, siis pankadel praegu nagu ettekääne, et ei tea, kas see ikka mõjub ja läheb veel tülikamaks ja võiks ju nagu vastupidi olla, et näed, tõkestamegi sellega neid pettureid. Kõige kummalisem on selle juures see, et kui ma nüüd ei eksi, siis sertifitseerimiskeskus, kes on Smart ID arendaja, seal on Telia, SEB ja Swedbank on osanikud, ehk siis on pankade oma põhimõtteliselt, eks ole, või pankade ja operaatori oma. Ehk siis tegelikult nemad peaks olema just eriti huvitatud, et nende poolt loodud teenus ka nende poolt kasutatud saaks. Ja me peame kaitsma inimese enda tähelepanematuse eest, ehk siis kui asi tehakse keeruliseks, aga samas niimoodi, et seda on võimalik kuidagi tähelepanematuse abil nagu liigutada inimest sealt mööda minema, siis see on ka halb, et ma ise omast käest tean seda, et päris mitmed Smart ID teenust kasutavad ettevõtted ja riik ka minu teada nüüd kasutab seda varianti, eks ole, et seal on see 3 koodi, mille vahel tuleb valida, eks ole, mitte ei ole see 1 kood. Ja mina ikka järjest vajutan valet, siis ma lihtsalt ei mäleta või ma ei pane tähele, mis see kood tegelikult oli. Ehk siis näitab ka seda, et mina olen väga haavatav. Nii et tegelikult on nagu sellised asju. Alles ka eelmisel nädalal paralleelselt siis Elisa interneti teemaga oli ka teine, võib-olla väiksem teema, aga ilmus ka meie digisaate postkasti muide kiri. Ja esimese hooga mina vaatasin seda kirja ja mõtlesingi, et oot, et äkki tõesti. Nimelt seal kirjas oli siis kiri, või see oli Elisa poolt saadetud kiri, et minu viimane arve on jäänud tasumata ja vaja on veel tasuda 27 €. Seal oli see sinine nupp, kuhu vajutada. Ja et mine siis vajuta sinisele nupule ja tasu ära, et siis on kõik hästi. Ja see kiri nägi välja täpselt selline, nagu ikka üks Elisa kiri välja näeb. Kas me mitte ei rääkinud sellest ühes eelmise aasta lõpusaates, Glenn, sinu tasumata arvetest ja sellest, kuidas seda turvalisemaks teha? No just. Ja nüüd tuli selline kiri, mina siiralt mõtlesin, et mul on jälle arve tasumata ja juba hakkasin sinise nupu peale vajutama, aga siis sain nagu sabast kinni. Siis tuli meelde, et sa tegid digisaadet ise. Ja siis isegi kuulanud, vaid tegid. Ja siis mul tuli ka meelde, et tõepoolest viimase arve ma olen iski ära tasunud. Ja siis ma muidugi juba vaatasin, et oot, et see kiri ei tulnudki mulle, vaid see kiri tuli meie digisaatele. Saatele ka arve tasumata, no äkki on, maksa ära, Glenn, ole meheks. Ja siis nagu mõtlesin, et peaks ikka oma rahakoti nüüd kinni panema. Ja tegelikult ka natuke peale seda tuleb tunnustada Elisat, tuli sealt ka küll pressiteade, mis ütleski, et olge valvsad, et just praegu selliseid kirju saadetakse massiliselt välja, Elisa sinise nupuga kirju. Vabandust, keegi ei loe neid pressiteated. Ma usun, mitte ükski ei loe. Aga ma tahan tulla Smart ID juurde tagasi. Ja üks nurk on veel, millele Meelis juhtis tähelepanu ka, et pangad juba ise kritiseerivad Smart ID Plussi. Meile saatis kirja Tanel Ainla mõni aeg tagasi ja hea sõber Ronald Liive tegi ju ka artikli Tanel Ainla eksperimendist. Tanel Ainla tegi väikse katsetuse Smart ID Plussiga. Lasi selle YouTube üles ka, otsige YouTube'ist Tanel Ainla konto alt seda.
kus ta näitas, et Smart ID pluss, okei, sul on uus viis, sul on see QR-koodiga skaneerimine, aga see ei muuda sellist klassikalist petuskeemi, kus sa ehitad võltslehekülje. Tal oli näiteks DHL paki kätte saamine, DHL lehekülg ja seal on see QR-kood, mille ta siis nagu eesti keeles jään heast terminoloogiast tunnen puudust, aga siis man in the middle attack ehk siis lehekülg on välja nagu DHL, tegelikult maskeerib ennast ja sinna sisse nagu istutatud see Smart ID autentimise algatamine. Inimene skaneerib, arvab, et ta hakkab DHL-ist paki kätte saama, teeb kõik Smart ID plussi uue kasutusvoo läbi, autendib ennast ja taustal annab siis petturitele tegelikult ligipääsu näiteks Smart ID pluss, Smart ID iseteenindusportaali. Ehk siis jah, mingites olukordades see Smart ID pluss on nagu turvalisem, aga väga paljude klassikaliste petuskeemide eest ta ei kaitse, millest, mida ka, nagu Meelis sa ütlesid, pangad kritiseerivad, et noh, et võime minna uue peale üle, aga see ju tegelikult väga palju ei muuda. Ehk siis minul on hoopis see küsimus, et miks me ei lähe veel paari sammu edasi. Teha ikkagi leida viisi, kuidas, mis tähendaks ilmselt selles mugavuse skaalal jällegi paar sammu allapoole, aga leida viis, kuidas ikkagi teha turvalisemaks veel seda, et Smart ID pluss on liiga vähe. Mulle jääb siinkohal natuke küll see tehniline aspekt ka segaseks, et ma sain küll aru, et see peabki olema nii, et sessiooni algataja ja kinnitaja peab olema füüsiliselt samas kohas. Ja see on, aga lihtsalt, mida Tanel Ainla demonstreeris oma selles, et sa võid selle sessiooni algatamise maskeerida mingisuguses muusse keskkonda. Ehk et selle mõte on siis, et inimene nagu algatabki selle sessiooni ise ilma teadmata, et ta selle algatab. Just, okay. Et praegu on probleem see, et on Ukrainas petukeskuses on ju, öeldakse, et hakatakse sisse logima, minu telefoni tuleb siis Smart ID taotlus, ma rumalalt panen sinna PIN 1 ja siis Ukraina petturid saavad sisse. Nüüd on see, et ma saan emaili, et mul on DHL-i pakk tulnud, ma klikin sinna peale, näen DHL-i lehte, kus on sisse logimise autentimine, ma algatan sellega ise, aga pettur saab sisse. Tõsi kriitika on see, et ma peaks ikkagi alati vaatama, mis domeenil ma olen. Mis on see, kas on HTTPS, kas mul on turvaline ühendus? Ilmselgelt see ikkagi võtab ära selle kihi, ma olen saanud aru, et väga paljud nendest pettustest täna või ikkagi suur hulk, nii palju kui siit on läbi käinud sealt ja siit, need põhinevad nagu sellele, et inimese valvsust natuke uinutatakse mingisuguse sellise taustajutuga, noh stiilis, et sulle tuleb kuller, bla, 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 räägime sellest, teisest, kolmandast toob sulle paki ja nüüd kinnita see paki saamine koodiga. Ja siis tuleb sulle see killkõll ja inimene tegelikult võib-olla isegi ei seosta seda mingi Smart ID-ga ega mitte millegagi ja ta toksib selle koodi. Et kui ikkagi inimene peab hakkama ise kusagile sisse logima, siis on see juba selge märk, et ta peab rohkem mõtlema ja rohkem tegutsema. Et seda see Smart ID pluss ikkagi sunnib inimest tegema, et ta sellise nagu automaatselt kusagile koodi paneku välistab. Et sa pead ise ma olen nõus, et selle võrra on, et kui tuleb jälle see Elektrilevi arvesti kontroll ja ma pean seda kinnitama, et ma elektriku vastu võtan, siis see domeen oleks nagu tõesti Elektrilevi päris domeen või mitte petudomeen. Tõmbame selle jutu nüüd kokku. Tegelikult iga samm edasi on ikkagi parem kui tagasi ja tervitame Smart ID plussi kasutuselevõttu vähemalt Taras või selles riigi autentimises ja loodame, et tulevad ka teised erateenusepakuvad sinna järgi. Aga läheme edasi veel siis ühe uudisega ja tegelikult ma saan aru, et Euroopa Komisjoni poolt on huvitav menetlus käimas nüüd jaanuari lõpus Google'i ja Androidi osas, et kas te oskate rääkida sellest, mis see tähendab ja miks see oluline on? No uudis selline, et Google'it sunnitakse nüüd Euroopa poolt andma siis juurdepääsu teistele AI agentidele või agent on võib-olla palju isegi öeldud, aga noh, miks ka mitte agentidele, AI assistentidele samaväärsed õigused siis ligipääsule, nagu täna on Gemini'l. Ehk et siis valikus on, et kas sa siis tahad kasutada ChatGPT-d, Claude'i või keda iganes muud, et hetkel on olukord, kus Gemini'l on integreerituna kõige rohkem õiguseid, noh, kas või siin Google Home ja igasugused muud toredad asjad, et ta on nagu väga integreeritud süsteemiga ja nõue on
üsna karm, nagu mulle tundub, et siin lausa mingisugune 3 kuud on antud aega või ettekirjutused tehakse 3 kuu jooksul ja lausa poole aasta jooksul siis peaks see asi olema sisse viidud ja kui ei ole, siis tuleb maksta 10% globaalsest käibest trahvi. Ma saan aru, et ühtepidi muidugi on tore nagu sundida siis Google'it kasutama ka mingit konkurente või pakkuma oma süsteemide sees, aga teistpidi, ma ei tea, mulle nagu tundub see uudis natuke sellisena, et kui ma lähen poodi ostma nagu Žiguliid jutumärkides, siis nõutakse Žiguli autotehaselt, kes on siis, mis see nimi oli, Vaz, eks ole, Zavotilt, et sinna sisse tuleks ka paigaldada Zaporožetsi mootor. Et mitte ainult siis Žiguli mootor või tuues nagu paralleele võib-olla kaugest minevikust autotehaste suhtes. Ma ei tea, kas keegi selle paralleeliga kaasa tuli, aga... Toome siis moodsama paralleeli, et ma lähen täna poest ostma BMW-d ja siis nõue on see, et BMW peaks ikkagi edaspidi kasutama ka VAG-grupi mootoreid, mitte ainult BMW enda mootoreid. See oleks hea. Aga tegelikult, kas see, ma toon elulähedasema paralleeli, kas see siin on täpselt samasugune nõue, nagu on vaikimis internetibrauseri probleem, mille eest on saanud Microsoft pähe ja ka tegelikult Apple on nüüd oma telefonisse pannud, et kasutajale antakse valik, mis on vaikimise otsingumootor. Aga see ei ole ikka päris samasugune nõue, sest et kuhu me tõmbame piiri, et mis on opsüsteemi osa ja mis ei ole. Et praegu jätabki see mulje nagu, et siis Euroopa Komisjon tahab nagu seda AI assistenti väga lahku sellest lüüa ja siinkohal me jõuame minust hoopis teise kohani, mis ka turvalisust ja privaatsust ja kõike seda tähendab, millega Apple oli muide hädas, kui nad hakkasid ChatGPT läbi Siri pakkuma. Siis tekkiski siuke kummaline tunne, et kes siis sinu andmeid nüüd hoiab. Apple väitis, et nemad ikka nüüd ei vastuta, et sina pead ise andma nõusoleku, et sinu andmed liiguvad nüüd meie süsteemist välja ja nii edasi. Et sellisel juhul, kui ma täna siis Google'ist kasutan Gemini'd, siis on see ikka minu jaoks üks ja sama Google, tõsi küll, kes teeb mingeid trikke, kui me saate alguse juurde tagasi tulla. Aga põhimõtteliselt see on nagu see üks üksus, kellele siis mina usaldan kõike. Aga nüüd, kui ma saan sealt valida mingi 3. AI assistendi, mis nüüd juhtub, siis ma siis saadan oma andmed hoopis kuskile sealt minema veel või? No selles mõttes ju praegu on see, et esiteks on see, et ma ei ole Gleniga nõus ja ma olen Euroopa Komisjoniga nõus. Ja teine asi on see, et tegelikult ühtepidi me peame mõtlema seda, et meil peab olema nagu valikuvabadus ja teine asi on see, miks seda üldse tehakse ju on ikkagi see sama asi, et Google on mitte siis küll praegu veel assistent või nende Gemini'ga, aga vähemalt nagu otsingute ja muude asjadega ikkagi monopoolses seisus ja asi on tehtud nagu selle eesmärgiga, et see monopoli kasvaks ja mina arvan, et Google'ilt kindlasti tuleks nõuda seda, et Androidiga telefonidel oleks võimalik asendada Gemini teiste assistentidega ja sama asja tuleks nõuda ka Apple'ilt, et Siri oleks võimalik asendada teise assistendiga. Ja mõtlen seda just sel juhul, et kui ma vajutan toitu nuppu või mis iganes nuppu, siis see avab mul selle assistendi, mida ma valin, et ma saaks iPhone'i peal kasutada Gemini'd või ChatGPT'd ja Androidi peal ChatGPT või Claude'i või mida iganes. Ma hääletan Meelise poolt. Meelis räägib väga õiget juttu sellepärast, et esiteks iPhone'i omanikud tahaks Siri, kuidas öelda, saata üksikule saarele ja meelega paneks sinna Gemini asemele. Kui Siri oleks hea, eks ole, siis poleks ju probleemi, kui me seda kasutaksime. Pigem on küsimus selles, et isegi kui Siri on väga hea, siis Apple ja Google antud juhul mõlemad ei tohiks saada ära kasutada seda vaikimisi, oma monopoli suurendada sellena, et neil on mingi asi vaikimisi, mida ei saa muuta, eks ole. No kuulge, meie debatt läheb järjest kuumemaks, see on tore, aga ikkagi mina jään oma võrdluse juurde, et kus me tõmbame piiri, mis on selle toote osa ja mis on sealt rahulikult või siis niimoodi probleemivabalt lahti lõigata. Et kui see toode ongi selline, et seal sees on selline äge assistent, kes minu tulesid vilgutab, minu terviseandmeid haldab ja kõike seda garanteerib ka privaatselt, miks kuradi pärast peaks ma sundima sinna külge mingisugust nii-öelda 3. osapoole toodet? Ei pea sundima, sa annad inimesele valikuvabaduse. Keegi ei käse sul vahetada Gemini'd Perplexity vastu, aga sul peab olema võimalus seda teha, kui sa tahad seda teha. Jaa, aga miks peaks siis see
BMW tegema eraldi osakonna, et paigutada oma autodesse Mercedese mootoreid või Vaagrupi mootoreid? Ei pea, see on täpselt vastupidi. Aga seda Euroopa Komisjon nõuab. Ei Meelis, Glennil on õigus, praegu meil on nagu nõue, et peab olema võimalus. Aga Glenn, ma olen jällegi teises osas, mul on mõlemaga siin vaidlen mõlemale vastu. Glenn, sa tegelikult tood vale näite. Õige näide on see, et samamoodi võiksid sa öelda, et miks on Euroopa Liit teinud niimoodi, et Tesla peab kasutama, mis iganes on see sama elektriauto laadija pistik, mida sina oma kupras kasutad. Miks ei võiks olla Tesla samasugune pistik, nagu on Tesla Ameerikas ja siis meil oleks igal autol oma pistik, kes me ei saaks mitte midagi teha, eks ole, see on täpselt sama. Ei, no, aga Tesla võikski seda vabalt kasutada, aga kuna Euroopas on kõik otsikud sellised, kuhu Tesla pistik ei sobi, siis ilmselgelt keegi ei ostaks siin Tesla. Just, see on standard, eks ole, ja ühtepidi on standard ja teistpidi on avatus, eks siis see on valikuvabaduse küsimus ja teistpidi on nagu nii-öelda ühilduvuse küsimus, eks ole. Et kui sa tõid selle mootori näite, siis minu arust siin on nagu palju parem näide on see laadmispistik. Ja seda küll, aga ma tahan toome kodulähedasema näite. Nagu pidi küll, aga siiski, jah. 90-ndatel tegi mustmiljon firmad, tegid oma brausereid. Brauseri mõte oli see, et mul on oma internet. Aga siis öeldi, et okei, teeme selle protokolli, et vahet pole, mis on brauser, all olev see leht, HTML, HTTP toimib iga brauseriga. Et see on ka minu arust iva. Just täpselt, et peaks olema iva, et meil on protokoll, et ta on mul üks tark, intelligentne abiline. Ja siis ta on näiteks telefoni sees opsüsteemi tasandil ja muude liidestega saab asju juhtida, sest mulle äkki Gemini ei meeldi. Ma tahan tuua oma abilise. Kas Glenn oleks siis ka rahul, kui Gemini oleks väga halb, et oleks vaikimisi Androidis sees ja kasutada ja seda muuta ei saaks. Et ma tahaks väga panna sinna ChatGPT-d või Sirit, aga ma ei saa, sest et Google ei luba, eks ole. Mina oleks küll nagu selle peale närvis. Ei no, sa võid olla selle peale närvis, aga see ongi toode, mida sulle Google pakub. See on täpselt sama hea, nagu sa läheksid, ostaksid auto, milles minu näite kohaselt on see teine mootor. Sa võidki olla närvis, et seal on kehv mootor, siis sa ostad sellise firma auto, kus on hea mootor. Ja kui sellist firmat juhtub... Okei, ma saan Glenni argumendist aru, et sinu jaoks on nagu see integreeritud. See on integreeritud süsteem, kui mulle see süsteem ei sobi, siis öeldakse, et nuta mulle jõgi või mine osta mingi teine süsteem. Aga mitte ei ole sellist kohta, et keegi tuleb, paneme ennast sellisesse olukorda, et mina hakkan täna arendama oma opsüsteemi. Teen oma toreda telefoni opsüsteemi, panen sinna juurde oma assistendid, kõik muud asjad ja siis äkki koputab mul mingi ametnik ukse peale ja ütleb, et kuule, aga miks sa seda naabri Vello assistenti sinna omale juurde ei pane? Ma ei ole küll nõus, aga ma saan aru sinu argumendist, et kas mina saan ka aru sellest argumendist, integreeritud meil on see, ütleme niimoodi, ma toon selle näite, see on Euroopa versus Ameerika lähenemine. Jah, me oleme sotsialistid Euroopas on ju, või ütleme bürokraadid, et mingi ametlik tuleb ja ütleb, aga see on üldise hüve nimel. Aga kas on selles mõttes, et see tegelikult... kindlasti on see üldine hüve, aga tegelikult teine küsimus on... Ma ütlen oma küsimusega siin, et kas on selles mõttes, et see tähendabki seda, et kui täna ma annan oma privaatsed andmed nüüd sellele ühele üksusele, kes teeb nii mootoreid, klaasipuhastajaid kui rattaid, siis nüüd sunnitakse, et see üksus või see, kes teeb kogu komplekti, peab minu andmed ära lekitama mingile kolmandale osapoolele. Aga see on minu kui tarbija otsus, et mina olen OpenAI klient, mul on konto, tasuline ChatGPT ja tema teeb või tuleb Claude. Ja kui ma tahan, siis ma võin võtta ka selle DeepSeeki ja DeepSeeki mudeli sinna panna, mis on väga halb. See ongi minu kui kasutaja otsustada, minu kasutaja vastutada, kellele ma need andmed annan, eks ole. Kui ma arvan, et Google hoiab neid mu andmed paremini, siis ma ei vaheta seda välja ja osutangi Google'i. Aga vaata veel laiemat pilti. Google kui selline on ikkagi sinu jaoks nagu see front-end ja tegelikult kui sellest tuleb mingi jama, siis sa ei ütle, et oi, et see mis iganes teine või kolmas oli paha. Sinu jaoks sa ütled, et kuradi nõme, Google lekitas minu andmed kuskile. Ja see on hea point, aga vabadusega peab kaasneda ka vastutus. Kui mulle kui tarbijale... Ma teadlikult installin endale ChatGPT äpi, lähen telefoni menüüsse ja ütlen, et minu assistent ei ole enam Gemini, vaid on ChatGPT, kuidas ma sellest süüdistan Google'i? Ei no ilmselt seal ongi ilmselt lepingupunktid ja sa peadki kirjutama, et sa ei süüdista, aga põhimõtteliselt Google'i jaoks ikkagi inimene on ju kasutanud Androidi. Ta on kasutanud Androidi, kui oli mingisugune jama. Me jõuame auto näite juurde tagasi, et kui BMW teeb auto, siis ta peab garanteerima, et see mootor on sama hea nagu BMW mootor. Ja aga kui BMW teeb auto ja see auto, sa ostad selle auto, saad seal kaasa Michelini rehvis, BMW kirjuta sulle ette, sa ei tohi, sa kasutab Pirelli rehv, eks seal peab vahetad. Täpselt sama asja. See ei ole hea näide, sest BMW pole neid rehve tootnud. BMW pole tootnud ei Michelini ega Pirelli rehve.
kui seal Aga oleks 90% inimesi kasutab telefoni vaikeseadetes ja nad teevad seda, 10% teevad teadliku valiku. Ma seadistan teise LLM-i ja võtan ka vastutuse, kuhu andmed lähevad. Tegelikult on üks nüanss veel, me rääkisime praegu nagu isiklikult meie valikute võtmes. Tegelikult on seal ja ma arvan, ka Euroopa Komisjonil on seal tegelikult üks vahepealne aste veel, nimelt see, et kui ma olen Samsung või Motorola ja kui ma kasutan Androidi, mis on vaba tarkvara ja seal juures siis need Google'i teenuseid, mida Google nagu vaikimisi või nõuab kaasa panema, siis kas Google on õigus öelda Samsungile ja Motorola, et te peate kasutama Gemini'd, ei tohi kasutada Perplexity't. Ja tegelikult see kohtuasi on minu arust juba selgeks vaieldud ja praeguseks on ikkagi nagu see valik on tootjatele vabaks antud, et nad saavad kasutada ka soovi korral enda assistenti, kui tootja võtmise. Kus on see, et kas tootja võib seda vahetada ja kas kasutaja võib seda vahetada, see on 2 erinevat taset lausa, eks ole. Ja selle asja nimi on juba konkurentsivabadus. Ja täna ka telefonides, kõigis Androidides, kui ma nüüd ei eksi, sul on vabalt ikkagi võimalik valida, mis assistenti sa kasutad. Euroopas küll jah, aga see ei pruugi igal pool nii olla. Et ma võin ka täna valida, et ma kasutan mitte siis Gemini'd, aga ma saan aru, et selle nõude üks põhjus on veel ka see, et kui ma valin sealt kedagi teist, siis nagu see komisjon väidab, et Google annab Gemini'le kõige rohkem nagu hüvesid ja õiguseid. Ehk et kui ma näiteks valin sealt täna mingisuguse muu assistendi, siis see ei oska enam minu tulesid lülitada. Aga Gemini ei oska. Kuulge, minu arust on see väga huvitav vaidlus. Täpselt niimoodi peamegi asjadele arutama ja jubedalt tahaks teada, mida meie kuulajad arvavad, kas ta on Glenni parteis või Meelise ja Hansu parteis või hoopis 3. parteis. Nii et kirjutage meile ka, et kas te eeldate täisintegreeritud lahendust Ameerika stiilis või ette sellest, kus tarbijal on vabadus Euroopa stiilis või hoopis muud stiilis, et huvitav oleks kuulda. Pealtnäha nüüd, kui ma seda uudist ette lugesin, tundus mulle, et see on maailma kõige igavam teema, aga meie saadest kuulates teema ei läinud üldse liiga igavaks. Mulle tundus ka see igav teemast, ma ei arvan, et Glenil on hoopis teistsugune nägemus kui minul, nii et see oli huvitav. Kuulge, aga meie saateaeg jõuab siinamaale, et meil on võib-olla veel võimalus jagada mõnda kuulajakirja, kas teile, Meelis või Glenn, kumbagile on jäänud mõni kiri silma, mis nõuab täna menetlemist? No jagame kiirelt ühte kirja, kirjutas meile, nüüd Meelis, sina saad öelda, kes meile kirjutas, nii kaua kui ma räägin, siis podcastide või siis taskuhäälte nivoo kohta. See oli Rainer, ma juba näen Raineri kirja. Ja kes ütles, et tema kasutab Pocketcasti ja seal on automaatne nivoo reguleerimine, aga tuleb tunnistada, et meie Meelisega päris ei jõudnud nagu sellise kohani, me küll lõpuks peale suuri otsinguid ja ekslesime, jõudsime sellise kohani nagu Volume Boost, mida saab siis iga podcasti juures rakendada ja mis tegelikult tõstab, ma saan aru, eelkõige siis ebaühtlaste podcastide erinevate lõikude nivoosid, aga tegin ka sellise katse kohe, et lülitasin selle sisse siis nii digisaatel ja ka mõnel vaiksemal podcastil ja see Volume Boost kippus siis tegema digisaadet veel kõvemaks ja siis seda vaikset podcasti ka natuke kõvemaks. Ehk et ta nagu päris ühtlaseks seda ei teinud, et Rainer kirjutas meile, et temal kuidagi see kõik lahendas maailma mured, aga mulle tundus, et mitte. Ja, et kui Rainer meid kuulab, seda võiks meil uuesti kirjutada, meid õpetada, kuidas see käib, sest mina samuti ei suutnud sellist kohta oma Pocketcasti tasulisest äpist leida. Nii et nõuan, et on alati teretulnud. Mul on üks teine kiri ka tegelikult, mida ma tahtsin jagada Tarmolt. Ja ma natukene nüüd oleksin võinud seda jagada Smart ID Plussi teemabloki lõpus, sest ta läheb just sinna, mida me arutasime, aga ma jagan Tarmo kirja, sest Tarmo ütleb mõistlikud asja minu arvates. Et Tarmo kirjutab, et hajameelsete ohvrite arvu vähendamiseks aitaks kaasa see, kui ohvreid vahetult enne rahast ilmajäämist raputada. No, ma saan oleks naljaga on ju. Ja ta tuleb näite ka, et välkmaksete puhul võiks olla siis pangapoolne kontroll. Kui välkmakse ei lähe konto omaniku tavapärasele saajale, kus ma annan oma kommunaalarvet näiteks iga kuu, siis nõutakse mingit teistkordset kinnitust. Näiteks, et mingi visuaalselt erinev teade ja selge info, et kuule, et sa nüüd saadad raha kuskile ootamatule aadressile või punases kirjas. Ja selline ettevõtlusabinõu võiks nagu aidata neid inimesi, kes teevad selliseid tahtmatuid makseid, sest makseid tagasi pöörata ei saa, nii et Tarmolt huvitav mõte. Tegelikult peab vist ütlema küll seda, et ma ei tea, kas see nüüd selle mõttega otseselt haakub, aga pangad küll ju kontrollivad täna vähemalt nime ja kontonumbri vastavust. Seda küll.
see on see, et nagu õiged adressaadid on, aga mis Jah. siis, kui see adressaat on ikkagi see, kuhu ma ei teagi, et ma sinna teen oma arust, aga no, jah, et kui lihtsalt ma mõtlen seda, et kui seal mul ekraanil on, et Tallinna Vesi on saaja, aga tegelikult raha suundub kusagile Saju saartele, et seal peaks ka juba nagu mingi lamp põlema hakkama, aga teistpidi jah, igasugune, kuidas me tülikus mõnes mõttes, mis võiks panga poolt tulla selliste välktehingute koha pealt, kus võib-olla tõesti liiguvad mõnikord ka suuremad summad või mingi kummaline muster, no seal võiks siis olla küll kas AI või mõned usinad inimesed abiks, et vajutada siis stopp-nuppu korraks vahel. Kuulge, aga meie tänane saade on jõudnud oma finiši sirgele. Meil oli väga huvitav ja väga huvitav on ka teie vastukoja lugeda ja kirju ja kommentaare. Me kogume nädala jagu jälle ideid uudistest ja mõtetest, mida edasi arutada. Kirjutage meile ikka digisaade@geenius.ee ja lubame, et oleme jälle tagasi arutamas ja vaidlemas nädala aja pärast.